Nii, tere kõigile! Rohetiiger on ikka olnud ettenägelik ja kui tavaliselt lõpetab konverentsi poliitikute paneel, siis teadupärast Eestis on usaldus poliitikute, poliitiliste erakondade, valitsuse ja Riigikogu vastu pretsedenditult madal. Nii et selle asemel, et panna poliitikud arvama ja rääkima, vahelduseks võiksid poliitikud kuulata ja küsida. Ja mul on see rõõm ja au tõepoolest siis juhtida paneeli ja ma alustan kohe Robinist. Hommikul juhtumisi näidati slaidi, et Šveits ekspordib toodangut keskmiselt 10 eurot kilogramm sellise hinnaga. Euroopa Liidus keskmine on 3 eurot, Eesti, kus meil on maailmarekordilised PISA-testi tulemused, kõige targemad noored, hea haridussüsteem, kirjaoskus juba rohkem kui 100 aastat, siin 100%. Meie ekspordime toodangut, mille väärtus on 1 euro ja 15 senti. Ma arvan, et see on ka omamoodi maailmarekord. Aga ometi põllumajandus, kus tavapäraselt me räägime mahust ja toodangust, e-agronoom teeb midagi muud. Kuidas sina ja kuidas te ettevõttena jõudsite selleni, et võib-olla sihtida kõrgemale kui 1 euro ja 15 senti kilogrammi kohta? Sellega mul tuleb kohe see meelde, et me samamoodi 1 euroga ostame, 2 müüme ja see protsent, mis me vahelt võtame, sellest meile piisab. Et see matemaatika on üks osa, aga võib-olla teine osa on see, et selleks, et nagu sükest korralikku lisandväärtust luua, sa pead saavutama konkurentsieelise. Sa pead tegema midagi, mida mitte keegi ei suuda teha. Ja kuidas me seda mõtestame, on see, et see tähendab midagi, mis on ühest küljest, mis on eriline, sest kui see ei ole eriline, siis sa ei saa seda lisaväärtust sinna panna, sa ei saa lisaraha küsida. See peab olema kaitstav, sest kui see ei ole kaitstav, siis teised kohe kopeerivad. Ja see peab olema oluline, sest kui see ei ole oluline, siis vahet ei ole, see võid olla väga eriline, see võid olla kaitstav, aga sa ei saa seda lõpuks skaleerida. Ja see ongi see, kuhu me kogu oma ettevõtte fookuse panema. Ja võib-olla, kui kooliharidusest vaadata, siis väga tublid on need õpilased, kellel on kõik 5. Mina näiteks olin selline. Ma näed, ma ei olegi ettevõtluses. Aga ettevõtluses on see, et sa pead valima oma fookuse ühe asja, milles sa oled mitte number 5, vaid sa oled maailma parim. Ja see ongi see, me oleme otsinud oma valdkonna, kus me tahame olla number 1, number 2 ja number 3 samal ajal ja kogu fookus läheb sinna, et olla seal eriline, kaitstav ja vajalik. Ja aitäh. Veikole on mul lausa raske otsa vaadata, sest kui me räägime taristu ehitusest, siis see on valdkond, kus riigi otsused, nende ümbervaatamine omab sektorile väga suurt mõju. Samas, tõepoolest me mõtleme, et selline kohaspetsiifiline, aga on potentsiaali minna ju ka välisturgudele. Kui mõelda kõigile nendele teedele, viaduktidele, võib-olla tulevikutehnoloogiatele neis, kas on midagi, mida võib-olla riik saaks teha ka Eestist vaadates, et toetada seda, et meie ettevõtted, mis ei ole ainult IT-lahendused või tõesti, nagu sa ütlesid, eriline, kaitstav, oluline või vajalik, et on võimalik riigil teha midagi, et toetada rahvusvahelistumist ja konkurentsivõimet ka teie valdkonnas, kus see väljakutse, eriti kliimaneutraalsuse tingimustes on väga suur. Tere ka minu poolt kõigile. Ennem kui ma vastan, siis ma saadan palavad tervitused sellele naisterahvale seal siit vaates paremat kätt, kes tegi otsetõlget, et me seal mikrofoni järjekorras ootasin ja vaatasin, kui ta tegi otsetõlget, siis see inimene tõlkis, samal ajal tegi sünkroontõlget, siis ta mängis ühte mängu oma telefonis, vahepeal vaatas meile, jopet ostis ka vahepeal, et kui sellised multitalendid on, siis ma arvan, maailm on kindlasti olus parem koht, nii et palavad tervitused. Kui su küsimusele vastata, siis ma hakkaks ka teiselt poolt pihta, et kui Robin ütles,
et pead olema teistmoodi ja kaitstav ja ka, et mida sa saad ise teha, et siis meie vaade on ka alati see, ennem kui me vaatame nagu riigi poole, me vaatame nagu enda poole. Et mida me ise saame teha? Meie sektoris on palju asju, mida saaks teha selleks, et välja minna. Et kõigepealt esimene küsimus on see, et sa pead enda selgeks mõtlema, miks sa sellega üldse tegeled, millega sa tegeled. Sest nii nagu iga ettevõtlus on ja iga mingi niisuguse asja alustamine ja tegemine ja südamele tegemine natuke nagu ikka klaasi söömine, et ega see lihtne ei ole, aga kui sa armastad seda, mida sa teed, siis sa kindlasti muidugi vaatad selle natuke teise pilguga. Meie päriselt armastame seda, mida me teeme, meile paneb silmad särama see, et kuidas me võiksime ühiskonnana ehitada siis paremat keskkonda nii endale, oma lastele, oma vanavanematele, lastelastele, aga et kuidas teha seda paremat keskkonda ehitada ja kuidas teha seda siis paremini. Et need on need kaks asja. Kui tervikuna meie sektorit vaadata ja vaadata selles perspektiivis, et kui siit välja minna, et mis meil siis on väikses Eesti riigis, taristut ka liiga palju siin ei ole, ütleme, et kui me võrdleme näiteks Saksamaaga või suurte riikidega, et mis meil siis seal, et kuidas me saaksime siis üldse konkureerima minna, siis meil ei ole nagu väga palju unikaalseid asju nagu toodete kontekstis, kuna riigid ei taha unikaalseid tooteid osta. Sellest, et nad tahavad, et seal oleks konkurents ja nad tahavad ikkagi osta neid asju, mis on järele proovitud ja mis ei ole innovaatilised ja unikaalsed, et siis meie unikaalsus on olnud sellise ettevõtte kultuuris. Ehk siis, mida on ühtepidi sõnades ju lihtne kopeerida, aga teistpidi võib-olla üks kõige raskem asi, mida kopeerida. Aga mis siis ettevõtte kultuur on, et see ongi tegelikult need säravate silmadega ja teotahtsed inimesed ja väga siis tulevikku vaatavad ja targad inimesed seal juures veel, et kui sul see on olemas, siis ütleme, et juba võiks mõelda, et äkki võikski nagu väljapoole hakata minema. Ja kui me nüüd võrdleme ennast nagu Eestit ja ütleme näiteks Ida-Euroopa turuga, siis mis meil siis teistmoodi on, et siis tegelikult meil on päris läänemeelne läänelik kultuur või ütleme nordik kultuur siin, mis on omaette, ma arvan, väärtus ja kogu juhtimissüsteem ja otsuste kiirus ja heas mõttes külamehelik lähenemine asjadele ja nii edasi. Et me küll teeme esimest samme Eestist väljaminekuga, mis meie sektoris ei ole üldse väga tavapärane, et üks taristuettevõte kuskil läheb teise riiki, mis on nagu nii lokaalne äri, et siis see on nagu võib-olla üks asi, millele me saame nagu tugineda. Aga vastates nüüd ka su küsimusele lõpuks siis, mida riik saaks teha, siis tegelikult on niimoodi, et kui me vaatame taristuehituse sektorit, siis taristuehituse sektor on põhimõtteliselt riikide ehitusosakond. Ehk see on B2G äri, kus sa teed siis valitsusele äri, esiteks ükskõik millist maailmanurka vaadata, see on alati volatiivne, et ühel hetkel, kui teed lähevad väga kehvaks ja valijad hakkavad küsima, et paremaid teid, siis investeeritakse sinna, kui see mure läheb üle, poliitikutel enam ei küsita neid teid, siis ka neid teid ju loomulikult ei ehitata, kuigi võib-olla mõistlik oleks teha. Ehk siis need on võib-olla need asjad, millega me arvestame, aga tõesti, et riigi poolt, mida praegusel ajahetkel riik saaks teha peaasjalikult, mis me näeme, on võib-olla just see nii-öelda loodussõbralikkuse toetamine. Et kuidas me saame neid tegevusi teha, mida me teeme loodussõbralikumalt ja kuidas aidata siis läbi oma tellimuste kogu sektoril transformeeruda. Ehk siis, kui riik täna telliks targemalt ja telliks pikema vaatega ja mõtleks selle peale ka, et kas see aitaks meie ettevõtetel olla konkurentsivõimelistel teistel turgudel, siis see aitaks väga palju edasi, sest et meie sektoris me ei saa ise, on asjad, mida me saame ise muuta, aga ütleme, ilma tellija panuseta me ei saa, et me ei saa ise tellijat valida. Teid, taristut ehitab ikkagi peaasjalikult riik ja väga palju oleneb sellest, millist taristut riik tellib, aga meie loomulikult omalt poolt saame siis panustada sellesse, et heas mõttes lobistada ja proovida eestada seda, et millist taristut siis me ikkagi tegelikult peaksime tellima ja vajame ja kuidas seda siis peaks ehitama. Aitäh! Hommikul kuulsime ka Salga ettekannet inimeste hoiakute kohta taastuvenergia suhtes ja seal
üks aspekt, mida nemad esile tõid, mis on varju jäänud, et miks me seda teeme. Priiti, ma küsin sinu käest, et kas sa oled lihtsalt südamega inimene, kes muretseb keskkonna pärast ja sa teed midagi sellist, et meile lihtsalt head teha? Või on taastuvenergias peidus midagi väärtuslikku minule, ma ei tea, Eesti majanduse konkurentsivõimele, on seal veel midagi lisaks südame headusele? Miks sa selles valdkonnas toimetad? Sunly on kaasanud kapitali mõttes, me oleme paari miljoni kaugusel miljardist. Et väga paljud pensionifondid Skandinaaviast, erinevad pangad Skandinaaviast ja erinevatest kohtadest on meile kapitali andnud. Järelikult nad on minuga koos optimistid ja Eesti patrioodid. Aga tegelikult laiemalt me tegutseme Baltikumis ja Poolas ja ma olen olnud selline inimene, kes ei ole kunagi ei-d vastuseks võtnud. Ja esimene ei oli see, kui 2019 aastal mul oli konkurentsipiirang ja ma ei saanud Baltikumis seda äri teha, ma läksin Poola. Täna me oleme Poola üks suuremaid arendusettevõtteid ja konkureerime Equinoriga. Ja kes on väga suur ettevõte, kindlasti rohkem raha, kui Sunly on kaasanud tänaseks. Ja nüüd me siis ehitame varasi ja me liigume sinna segmenti, kus kohas on ka kliendid, ehk siis me müüme sooja ja me müüme elektrit. Ja mul on tegelikult selline optimistlik vaade ka siin, et siin räägite hästi palju pessimistlikke jutte Northvoldi allaminekust, et kindlasti mõned ettevõtted kannatavad ja seal oli toodud näiteid CATL ja BYD selle kohta, kuidas neil ka tegelikult hästi ei lähe. Aga kes oli nagu möödunud aastal kõige suurem akude müüja ja kellest on väga kasumlik ettevõte, maailma suurim, on Apple, kes müüb sama seda akutehnoloogiat kõige suurema marginaaliga täna. Kindlasti tegemist on. Järgmine on muidugi Tesla, aga selle kohta on niisugune keerulisem küsimus, mis ta üldse on, aga kui me räägime autode müügist, siis autode müügisegment võib öelda, et on üsna populaarne. Ja see on nagu näide sellest, et sa pead mõtlema tegelikult optimistlikult. Sest et vastand oleks selline Edgar Savisaarelik, ja rääkida inimesest, keda pole enam poliitikas, kes jagas tasuta elektrit ja mina küll süüdistan natukene oma vanemate põlvkonda, kes otsustas seda, et me Eestis ühtegi uut elektrijaama ei ehita. Ja tegelikult täna maksame meie selle kinni ja maksavad kinni ka meie lapsed, et tegelikult on see väga niisugune Asimovilik probleem, et need 60-ndatel ehitatud elektrijaamad, kus kohas me oleme suured patrioodid ja tegelikult on see kogu Ida-Euroopa probleem, on lihtsalt meeletus energia näljas, et kui kuni 2015. aastani suutis taastuvenergia katta sellist kasvavat energiavajadust Ida-Euroopas, siis täna me oleme selle probleemi ees, et need vanu jaamu pannakse massiliselt kinni, plokki haaval. Poola võib mõelda, et nad mõtlevad samamoodi kaevurid, aga 70% nende toormest tuleb täna Indoneesiast, nemad tahavad ka kinni panna, need kaevurid olid neile ka olulised revolutsiooni allikad, aga see mõttemaailm on muutunud sinna kohta, kus kohas ainuke asi, mida sa täna asendada saad, on päike, tuul, akud. Paljud need tehnoloogiad on kahjuks hiinlaste kontrolli all, aga vaatame, mis toimub Texases. Koht, kus kohas kordajatega pärast viimast lumetormi, kus kohas elektrisüsteem kokku kukkus, ehitatakse ainult taastuvenergiat ja natuke gaasi ka. Aga miks seda tehakse? AI pööre, energiavajaduse kasv, et olenemata see, kes on võimul, siis tegelikult tarbijad ostavad ikkagi iPhone edasi. Nad valivad, millise auto nad endale ostavad, nad vaatavad, kuhu nad endale kodu ostavad, kui neil raha on üldse seda osta. Ja nad vaatavad, palju seal nad sooja eest maksavad, kas nad maksavad sama palju, kui te Tallinnas maksate näiteks Märja asumis maksavad inimesed sama palju laenuintresse, kui Tallinnas teie maksate, et nad maksavad sooja eest, vabandust. Et sellised asjad on, kus kohas tarbijad hääletavad ise jala, et nad ei oota seda regulatsiooni ja me näeme Euroopas buumi, see on kogu Euroopa on ikkagi see, et päikseenergeetika, elektriautod, kõik need tehnoloogiad buumivad sellepärast, et Euroopa regulatsioonis on neid kõige vähem mainitud. Nii et see 90-ndate paralleelregulatsiooni puudumisest tuulikute maailmas on niimoodi, et tuulik on taastuvenergia direktiivis juba esimeses mainitud ja selle tõttu tegelikult võtab ka selle arendamine 7 aastat aega. Nii et ärge jumala eest minge küsima endale regulatsiooni ja lobige, pigem mõelge nii, et vaadake, mis toimub maailmas, kuidas tehnoloogiad arenevad ja kuidas ülikoolid arendavad uusi asju ja olge ettevõtja, võtke see toode ja minge maailma.
Aitäh! No, siin tuleb nüüd ilus üleminek, sellepärast, et ärge jumala eest tahtke regulatsioone valdkonnale pangandus, mis on tegelikult meil väga reguleeritud. Samas eelnevates paneelides toodi välja seda, et kui rääkida kapitali kättesaadavusest näiteks uute tehnoloogiate jaoks, et võib-olla oleks võimalik riigil veel riski, ma ei tea, enda kanda võtta, pakkuda erinevaid laenu- või käendusinstrumente või duubeldada midagi. Ma küsin, Olavi, sinu käest, kas teie näete oma, ma ei tea, siis laenutaotlejaid, kliente, ettevõtteid vaadates, kas on riske, mida te ei võta kanda taastuvenergeetikas, taristu ehituses või tõesti uute tehnoloogiate puhul? Kas te näete, et seal oleks mingisugune roll riigil ja mis see siis olla võiks, mida võiks veel teistmoodi teha? Jaa, see on väga nüüd pikk ja võiks väga pikalt vastatav küsimus, aga ma proovin lühidalt teha, et me peame kindlasti eristama kapitalikihte selles mõttes, et kes kui palju riski tahab tolereerida ja seetõttu ka millist tootlust ta sealt ootab. Pangandus, kui võtta see kõige, ütleme, turvalisem võib-olla laenukiht tegelikult oma loomult, on hoiustajate raha eest tehtud ja seetõttu meeletult järelevalvatav. Ehk siis me keegi ei taha, et meie hoiuse eest vastutav pank ühel päeval ütleb, et ta läks krediidiristiga veidi viltu ja teie hoiust enam ei ole. Et selles mõttes seal on nagu arusaadav, et see kiht väga selgelt ka välistab teatud riskid. Tal ei ole seal varianti. Ehk siis seal tehakse pigem sellist arusaadavat kindla rahavooga tagatistega üldreeglina äri. Seal on oma riskid ja selles mõttes pangas on väga suur hulk oma kapitali just sellepärast, et kes tahab riskida, võib panga aktsionäriks hakata ja sealt selle riski siis osa saada. Aga sellel riskil on oma viisid realiseeruda ja panganduses krediidikahjud on üks osa ärist. Nüüd, tulles lähemale su küsimuse teisele poolele, et kas riik saab midagi teha seal, jah, muidugi riik saab anda teatud garantiisid ja tegelikult Eesti riik on seda ka teinud. Lihtsalt ma iga kord võpatan, kui keegi ütleb, et riik peaks tegema, sest kui riik peab tegema, siis võiks kasutada alati seda lauset, et teised Eesti kodanikud peavad tegema, teised elanikud peavad tegema, sest et riik ei ole olemas, on teised inimesed. Ehk siis, kui me ütleme, et me tahaks, et keegi võtaks pankade riski enda kanda ja see on riik, siis me ütleme, et me tahaksime, et teised inimesed võtaksid ka osa riski. Ja see on küsimus, mis on see ühiskondlik hüve, mis vastu saavad need inimesed, mis nad peaks seda tegema. Sest kui riigieelarvesse see lõpuks lööb sisse mingisuguse negatiivse tagajärjena, siis see on tegelikult meie kõigi raha. Nüüd, ehk siis seal on kindlasti kohti, kus saab anda garantiisid, et ka seda raha kasutada, aga võib-olla see parem näide on järgmised kapitalikihid, kus seda riski osatakse nagu rohkem võtta. Ja kindlasti on siin pensionifondid, millest täna on juttu olnud, aga ka muud investeerimisfondid, kelle üks ülesanne ongi seda laadi investeeringutes kaasa lüüa. Pensionifondid on veel natuke hapram osa veel sellest, sest umbes sama küsimus, mis hoiustega, et kes tahaks, et tema pensionifond ühel päeval tegevuse lõpetab, me tegelikult ei taha. Ja seal on oma piirangud samamoodi. Aga nemad kindlasti hajutamise läbi suudavad teatud riske sisse võtta. Siin käis ka läbi, et kas nad ka tehnoloogiasse panevad. Ma tean isegi, et meie enda pensionifondid on mitme venture capitali ja tehnoloogiafondi investorid loomulikult piiratud mahus. Ehk siis seal tuleb teatud, meie enda suurusest tuleb piir ette. Me peaaegu ei hooma, kui suured on Skandinaavia pensionifondid. Ma jään ütleme isegi peast proovin öelda, aga ma arvan 1000 korda kindlasti suuremad kui meie omad. Ehk siis iga euro, mida ma suudan investeerida, suudetakse sealt panna 1000. Või iga 1000 euro, mis mina suudab tema panna miljon, iga kord, kui mina suudan panna 1 miljoni, suudab tema panna miljardi. Ehk siis need on lihtsalt hoomamatud suurusjärgud, mida on ajapikku akumuleeritud ja sealt tegelikult tuleb see võimendus, miks me Skandinaavias näeme selliseid investeeringuid, miks nad on võimelised ka üle mere teistes riikides kaasa lööma. Ehk siis mõttekoht meie endale, et kuidas me oma pensionisüsteemi suudaks sellisena hoida, et sinna tekiks rohkem varasid. Täna kõige populaarsem vabatahtlik kogumisvahend peale pensioni teist ja kolmandat sammast on meie pangas roburifondid, ehk siis fondid, mis investeerivad üle maailma. Eesti investeerimisfond oleks nii väike, et selle tegemisel, ma arvan, väga sellist nagu suurt mõtet ei ole. Küll aga Skandinaavia fondid, kuhu me investeerime, aeg-ajalt investeerivad ka Eestisse, et meie raha jõuab ringiga. Nii et kui ma ütleks nüüd siis nagu kokku, et aktsiakapital ja veel eriti selline nagu võimendusega aktsiakapital isegi, et see kindlasti on veel kõige rohkem talub riske. Aga kuidas riik saab kaasa lüüa, ma arvan, et sellist ettemääratavust pakkudes keskkonna mõttes, aga riske võtavad lõpuks ikkagi ettevõtjad ja osa neist ka kõrbeb, see on täiesti normaalne. Võib-olla isegi kõige rohkem on õppinud need ettevõtjad, kes 2 korda kõrbenud, mõni isegi 8 korda ja siis tuleb välja.
et selles mõttes me peaksime võib-olla, kui me ühe asja nagu vastu jõule nagu sooviks, siis riigilt ma ei taha midagi, aga me võiksime avalikus ruumis olla sallivamad, kui kellelgi natuke viltu läheb mingi asi, ta proovis. Et me mõnikord kipume hirmsasti sildistama, ma ei räägi siin nüüd midagi, kes meelega midagi halvasti teeb, aga ettevõtjad, kellest on proovinud ja mingi investeeringut läinud, et prooviks nagu sellist parastamisest ja näpuga näitamisest hoiduda, et see hoiaks nagu ka selle riskialtisuse üleval. Et võib-olla see on üks asi, aga riigi poolt sa alustasid väga tabavalt, et ma riigi poolt ootaks, et vähem reguleerimist ja küll inimesed ja ettevõtted omavahel asjad ära sordivad üldiselt. Stabiilne keskkond, ma usun ka sellesse, et tehnoloogia areneb ja teadusareng toob kaasa uusi tehnoloogiaid, mingid küsimused lahenevad iseenesest, aga riik peaks pigem nagu olema tagaplaanil ja laskma siis eraisikutel ja ettevõtetel hoida siis tegelikult majandust nagu töös ja innovatsiooni samamoodi. Ja aitäh, et tegelikult sellist regulatiivse stabiilsuse või et tõesti, et ärge mõelge kogu aeg ümber Euroopas või Eestis, et hoidke mingisugust selget joont, seda ootust kõlas laval varem ja tõepoolest ka ma ise saan sellele alla kirjutada. Nüüd, sõltumata sellest, et riiki ju meist eraldi ei eksisteeri, on teatud otsused, mida saab teha ainult riik. Ja kuna siit käis läbi nii selle personali ja organisatsiooni kultuuri teema, ideed, talentide teema, lisaks sellele, et ilmselt e-agronomil on vaja kapitali kaasata, on erineva riskitaluvusega siin pangad, riskikapitalistid, kuidas teil inimeste, ma ei tea, leidmisega on, koolitamisega on, Eestisse toomisega on, kas on midagi, mis teie tegevust piirab talentide vaates, sest see on teine aspekt, mis nagu laval kajastust leidis, et inimesed, see on see, mida tegelikult kõige rohkem vaja on? Absoluutselt, lõpukokkuvõttes eriti kõrge lisandväärtusega ettevõtete puhul see inimene ongi see kõige olulisem. Ja meie puhul ka number 1 eesmärk on alati palgata inimene ja tuua ta Eestisse, isegi kui meil koha peal ei ole seda inimest olemas, seda talenti olemas. Võtame mingi mullateaduse või toidusektori, food sector partnerships, ja nii edasi, siis neid inimesi tihtipeale on meil väga keeruline leida Eestist ja me otsime välismaalt, sest meie alati number 1 eesmärk on see, et äkki see inimene tuleb Eestisse. Efrain, kes enne laval oli, ta oli muidugi natuke enne meid juba tulnud Eestisse, aga täpselt see talent, keda me otsime, kes juhib meie Hispaania turgu ja Aafrika turgu, täpselt see inimene. Ja plaan B on see, et kui me Eestis seda inimest ei leia, siis me palkame ta kuskilt mujal, kus iganes tal juba väga mugav on. Ja lõppkokkuvõttes ettevõtjana, ega me ei ole ka valmis liiga palju pingutama, ülemäära palju pingutama sellepärast, et see inimene just Eestisse tuleks. See on eelistatud, me tahame, et ta tuleks Eestisse. Meil on lihtsam kõiki asju organiseerida, kui ta on Eestis. Veidi ka Eesti patriotina tahaks, et ta maksaks makse siin, aga lõppkokkuvõttes, kui tal on mugavam kuskil mujal, siis ta jääb sinna. Ja huvitav on see, et tihtipeale enne selliseid konverentse, kus ma ette valmistan see, et ma lähen nädalavahetustel, käin vanemate juures saunas, lähen isaga sauna ja küsin need sarnased teemad isa käest ära. Ja ta küsis minu käest küsimuse, mis pani mind ikka väga mõtlema, et mis oleks, kui me Eesti riigina investeeriks sama palju talendiriiki Eestisse toomisesse, nagu me investeerime ja oleme valmis panustama selleks, et tuua väliskapitali Eestisse. Ehk siis ma isegi arvan, et selle talendi Eestisse toomine on palju suurem pudelikael ja palju suurema mõjuga versus sellega, et tuua kapitali väljast siia. Kusjuures see kapitali toomine on tihtipeale isegi laheneb ise, kui talendid on olemas. Et samad talendid hakkavad seda kapitali tooma. Ehk siis see on võib-olla see narratiiv, ma samas sisemiselt olen ka pigem seda usku, et lõppkokkuvõttes ei ole riigitöö seda ettevõtlust ehitada, see on ettevõtjad, inimesed, kes seda ehitavad, aga võib-olla see narratiivi muutus, et mitte ainult kuidas tuua kapitali siia, vaid kuidas tuua ka talenti siia. Aitäh! Veiko, Rohetiigril selline teekaardid on olemas, et sellest meil üldine aimdus on, me tegelikult seda veel, ma ei tea, arengukavades või seadustes me seda ei näe. Ilmselt jääb natuke puudu sellest visioonist ka, et kui me mõtleme
tee, viadukti või mingisuguse raudtee sellise objekti peal, me kujutame seda ette traditsioonilisel viisil. No ikka tead, diisliga on vaja seal sõita, me teame küll, et tulevad elektriautod, aga mida see tähendab tee-ehitusnormide jaoks või et on terve rida asju, milleks me peaksime praegu valmistuma hakkama, kui me tahame seal olla 15 või 20 aasta pärast. Sina valdkonna inimesega, kus me tahame olla 15-20 aasta pärast? Kas sa oskad mulle mõne lausega öelda, et kui ma nüüd lähen Riigikokku, meil tulevad seal igasugused planeerimisseadused, ehitusseadustikud, mis pilguga, läbi millise läätse ma võiks seda vaadata, et milleks me peame valmis olema? Noh, seal on mitu vaadet. Esiteks, et esimene küsimus, et millist taristut me vajame. Noh, see on päris suur küsimus, me oleme proovinud Taristuehituse Liiduga seda nüüd initsieerida ikkagi riigi poole ja ministeeriumi poole ka nagu hooga, et äkki meil peaks olema mingi üks dokument, kus me siis teeme selgeks, millist taristut meil vaja on. Et see on kindlasti üks niisugune oluline küsimus, aga noh, ütleme, et ega seda liiga keerukaks ka ei maksa endale mõelda, et Eesti on väike riik, siin on põhimõtteliselt 3 suunda, kuhu on vaja magistraaltrasse, kus peab saama siis liikuda nii kaubad kui inimesed ja kiirelt ja mugavalt ja nii edasi. Ja noh, siis on mingi hunnik teid vahepeal seal, mis siis peavad ühendama nagu inimesed. Ja veel kord, tee ja taristu, mitte ainult siis tee, vaid ütleme raudtee ja kõik taristu on tegelikult ju mingi eesmärgi pärast. See on inimeste ja kaupade liigutamiseks. Mugavalt, ohutult ja kiirelt. Ehk siis see natukene tuleneb ka sellest, et tõesti, et millist tööstust me tahame, kuhu me tahame seda nii edasi, et sellest tulenevalt on ka see taristu võib-olla natukene nii-öelda teistsugune. Aga et noh, kui nüüd minna küsid seda, et kui taristuehitsektori poole pealt ja vaadata, et kuhu taristuehitsektor teel on, siis taristuehitsektoris tegelikult on ka seal mingid suured teemad, aga kui 2 teemat välja tuua, noh, meie oma ettevõttega oleme Eestis ka peale seda, et me ehitame Rail Balticat ja teisi väga suuri taristuprojekte, me oleme ka kõige suurem teehooldaja näiteks, hoiame korras 45% riigi teid, kui lumi sajab, noh, maailma kõige kaasaegsemate lumesahaaparaate umbes 200 sõidab üle Eesti välja. Ehk siis nüüd, kui me mõtleme täna, et kuidas täna seda teehooldust ja teedeehitust tehakse ja kuidas seda tehakse näiteks 20 aasta pärast, ja noh, see on selge, et see nii juhtub, küsimus on ainult ajas ja küsimus on siis, et mis riikides, mis kiirusega ta jõuab. Siis igal juhul on selge, et pooltes masinates juhti enam tollel hetkel ei ole ja need masinad sõidavad teise energiaga. Noh, ja nüüd ja täpselt sinna me siis peamegi nagu liikuma ja noh, kui me vaatame siis seda 2 nagu väga suurt trendi, siis noh, nendele on ka vaja riigil nii-öelda vastata, aga kui riik suudaks ka tellijana suudata oma tellimusteks sektorit sinna, sellepärast, et noh, seal on väga oluline komponent B2G äris, et olukorras, kus tõesti teid ja taristut ainukesena põhimõtteliselt riik tellib, siis ta peaks suunama, vaatama selle pilgu, et kuidas siis oma sektorit suunata selle poole, et noh, meil oleks koha peal head teed ja taristu, aga et need samad ettevõtted oleks siis tegelikult väljaspool konkurentsivõimelised. Ja noh, ütleme nii, et kui Eesti teedesektor oleks kõige kiiremini automatiseeritud ja suudaks oma siis selle kütuse ära vahetada seal masinate sees, siis ilmselgelt meil on väga suur konkurentsieelis, sest et üldtrend on selgelt see, et noh, nii rumalalt, nagu me tänaseni oleme ühiskonnaga nagu ostnud siis riigi poolt taristut, et noh, põhimõtteliselt me ostame kõige odavamalt hinda, mitte kõige pikemalt säilivad teed või kõige kiiremini valmivad teed või et noh, hea näide, meil on kontor Ülemiste City's, seal ehitatakse Rail Balticat ja veel teisi asju, aga nüüd, kes seal kandis käib hommikuti ja õhtuti, noh, ma ei tea, tuleb ilusti seal mingi 20-30 minutit pikemalt istuda, et me oleme tellinud selle või teinud selle nii-öelda projektid teeme seal, aga me ei ole sinna sisse kirjutanud, et peaks vaatama nii, et neid ummikuid ei teki, kus siis inimeste mentaalne tervis saab kahjustada, sellest nad istuvad seal ummikutes, kogu aeg nende füüsiline tervis on kehva, sellest nad võiksid omal ajal trenni minna, siis nad oma perega aega veeta ja noh, midagi kasulikku nad ka seal ei tee ja lisaks sellele tossutavad veel õhku ka. Ehk noh, kui natukene targemalt tellida, oleks juba parem, aga jah, need 2 trendi, automatiseerimine, elektrifitseerimine, nad juhtuvad ära ja riigina me peaks mõtlema siis, et kuidas see võiks Eestis väikses ühiskonnas, kus me saame väga kiirelt muutusi ikkagi ellu viia, et kuidas siis neid viia ellu ja siis ettevõtjad saaks selle järgi ka kohe mõelda, et millisele turu see skaleerida. Et noh, samamoodi, et kas selles, ütleme, et selles sustainability teemal, noh, Põhjamaad on selgelt meist ees. Meil on Head of Sustainability,
on üks Rootsi naisterahvas, kes on töötanud väga suurtes ettevõtetes ja seal seda vedanud. Meil oli just siin, mis päev täna on, sel nädal alguses oli Poolas oli üks miiting seal ja siis keegi küsis, et kui kõrvutada Rootsi taristuehituse sektorit, ühte konkreetset ettevõtet ja ütleme Verstonit, et mis see vahe siis on 10-pallisüsteemis. Rootsi 7, see ettevõte, Verston 3. Aga Eestis võib-olla Verston on 7, aga kui me läheme Poola, Verston võib-olla on 10. Ehk nüüd on küsimus, et me peame ka aru saama, et me ei pea terves maailmas toimetama võib-olla omas sektoris, et me peame teadma, kuhu siis seda skaleerida, aga kuhu poole see maailm tervikuna nagu läheb, Ja rahvusvahelisest paneelist mul ka selline tunne, et turust Eesti jaoks puudust ei ole. Et tõesti meie mastaapi arvestades. Aga mina olin paar nädalat tagasi, olin autoroolis hommikul, mitte küll Ülemiste ummikus, aga mujal, ja kuulsin ilusti Rohke Debelaki suu läbi uudist, kuidas need ka kliimaskeptilised eestlased, et neile seda tõendust anda, et tõesti kliimasoojenemine on inimtekkeline, teadlased selgitasid välja ja põhjuseks on see, et suur osa inimesi on peast soojad. Siin saal kahises, huvitav, et kas see on viis, kuidas inimesi panna mõtlema nendel teemadel. Et kuna väga palju sellest, milline toetus on teatud õigusruumi muudatusele, kui julget sihti me saame seada, milliste sammudega me sinna poole liigume, see, et kuidas kogukonnad kaasa tulevad. Kuidas nad suhtuvad, on see siis raudtee või tee-ehitusprojekt, uued tehnoloogiate kasutusele võtt tervikuna, on ta põllumajanduses või mujal, või tuulikud, mis tulevad kodu lähedale. Sinu viimase paari aasta kogemus ka tuulikuprojektiga, kas on midagi optimistlikku, mingisugust positiivset sõnumit ka anda, et on võimalik Eesti inimest ära veenda, kaasa võtta ja tõesti, ma ei tea, anda osa ka otsuse tegemise juures? Ma arvan seda, et jällegi ma olen optimist ja tegelikult kui vaadata kohalike valimisi, kuidas need läinud on, siis seal oli ikka väga palju vahe sees, et kuidas inimestega suhelda, mis siis sai valimistel. Erinevates kohtades, kus Sunly ka on, meil läks ikkagi demokraatia mõttes väga hästi. Ja mujal, kus kohas see suhtumine teistsugune, läks natukene halvemini ja ma ütleks selle kohta seda, et selle kohta tegelikult septembrikuus või oli oktoobris Daniel Vaarik ERR-is raadiosaates ja see oli ka artiklina seal väga ilusti öeldud, et tegelikult on nii, et mis on Sunly erinevus on see, et ka mina lähen mitte ei käi ainult pangas ja mitte ei käi ainult Pariisis või Oslos raha kaasamas, vaid mina lähen ja räägin nende maaomanikega läbi. Sest et tegelikult on väärikas vist selline, et kui ma peaksin teiega palka läbi rääkima, siis te tahaksite, et mul oleks mandaat teiega palka läbi rääkida, aga kui ma teie juurde saadan 5. korda inimese palka läbi rääkima, kes ei tea, mis see palk saab olema, siis ka teil mingi moment kannatus lõpeb. Ja ma arvan, seda tehti väga palju. Oskan ise tuua risti näidet, kus kohas ei hakka konkurentidest rääkima otse, aga kaude, kus kohas ei teatud, kuhu tuulikud tulevad, palju neid tulevad, kui kõrged nad on ja kuidas te sellest kasu saate. Ma oleks võinud kohe öelda, et ma lähen ära siit lihtsalt, piinlik on, et ma ei tea, siis ei tea ja lähen kuhugi mujale. Aga ma toon näite, et Ristis, kus me ehitame täna päikseparki, mis on Põhja-Euroopa suurim, on see et kus kohas see telg täpselt võtta, aga see on suurim. Ja me ei ole lolliks läinud, sinna tuleb ka akupark salvestusega, seal on ehitusluba 4 tunni aku ehitamiseks, see ka tuleb sinna, see rahastus on juba olemas ja me tahame sinna tuuleparkiga teha. Aga selle tuulepargiga on ka kokkulepe olnud, et sinna peavad ka tulema töökohad. Järelikult me peame sinna tooma ka töökohad ja tegelema sellega. Ja see on kokkulepe. Kokkulepe, et Ristis oli kunagi nõukogude ajal naelatehas, et see keskus laguneb, et sa teed paar hoonet korda ja ehita põllu peale uut hoonet. Et sa teed selliseid kokkuleppeid inimestega ja sa avastad, et sind hakatakse võtma selle grupi osana ja siis avastad, et asjad hakkavad juhtuma. Ja ma tegelikult ka, et enne oli see skepsis selline, et kõik on hulluks läinud. Ei ole. Ja ma kõige hullem asi, mis on alati jälle, et riik sekkub. Et ma arvan, et kohalikud oleks tahtnud palju vähem arendajatelt, kui riik seadustesse kirjutas. Ja see on hästi niisugune, ja seda sõnumit alati natukene kannavad edasi ka riigi enda ettevõtted. Et tegelikult riigi garantiidest, kui me räägime kohalike kogukondadega ka, et kas projektid tulevad või ei tule,
siis tegelikult teate, mille vastu me garanteerime ennast nende garantiidega, iseenda käitumise vastu. Me rääkisime, et meil on demokraatia ja meid lihtsalt ei usaldata piisavalt. Täna valite neid, homme valite noid ja see on teie jaoks okei, et ühtegi strateegiat ellu ei viida ja Eesti Energiale iga 2 aasta tagant antakse täiesti suvalisel momendil kapitali juurde ja keegi ei küsi ka, et nii. Ja selle vastu tegelikult energeetikas me maksamegi neid asju. Sellepärast me maksamegi neid kinni ja sellepärast pangad tahavadki seda saada, sest nagu oli öeldud, pensionifondide raha, et see on nii meie pensionifondide, muidugi ka, ütleme, seda on vähemaks jäänud, sest et seda taheti ka hävitada, Leedus ka nüüd on hävitamisel, et läbi nende asjade kahjuks ma peaks ütlema, et iseenda rumalus on see, mis meid selles küsimuses nagu kõige rohkem innustab ja mulle üldse ei meeldi üldistamine ja viimased 2-3 aastat on seda tuuleenergia arendamist üldistatud, ma ütleks, üldiselt on see, et regulatsioon nägi ette tollel ajal, et 6-7 aastat see võtab ja vaata, siis see võtab ka, et kui teed päris asju, siis see ei ole nagu tiigrihüppe tegemine, et ostan arvutid ja hakkan sidekaablid, kusjuures sidekaablid oli keegi ehitanud. Et me peame kõik selle infra uuesti ehitama ja see päriselt infra ehitamine, ma ei tea, Rail Baltica, miks see 2030 seal on, et kas siis, miks ta homme valmis ei saa? Et tiigrihüppe oli ju võimalik, et paned arvutid ühendad ja kohe rong läheb, et ma ei tea, kuhu see rong läheks täna. Ja sellest peab aru saama, et me oleme kuidagi hästi nagu anxious, et lähme. Tegelikult infraäris on, asjad võtavad aega. Kui te tahate tuumajaama numbriliselt, 16-17 aastat, olge kannatlikud, te ei saa ära vässida. Kui te olete fännaka lõpuni, tehkena. Lihtsalt mina teen aastaga päiksepargi, 3 aastaga tuulepargi. Tehke, aga mina kannatan 3 aastat, ma tean, 17-16 ei kannata. Nüüd kogukondade juurest ma hüppan teise äärmusesse, et kuna tõesti kapitaliturud meil ei tunne nii väga riigipiire ja arvestades globaalset konkurentsi, siis seda, et Euroopas on üks turg ja sellest me kaudselt kõik võidame, kas üks kapitaliturg, millest järjest rohkem räägitakse, just selles mõttes, et luua Euroopa ettevõtetele paremad kasvuvõimalused, et võib-olla see puudutab ka mõnda ettevõtet siin, aga et kapitali kaasamise võimalused, ma ei tea, reeglid, et nad oleksid üle Euroopa tõesti sarnasemad, kas Swedbank või kas Eesti pangad näevad vajadust üle-euroopaliste muutuste järele? Ega kunagi halba ei tee, kui turg on suurem, eks. Et selles mõttes, et see tekitab nagu rohkem võimalus, eriti kui sa ise oled väike. Ennem siin Andres Sutt lavalt väga kenasti rääkis loo, kuidas euroopalaste raha liigub Ameerikasse. Aga me peaks seda võtlema niipidi, et mitte euroopalaste raha ei liigu Ameerikasse, vaid execution või selline täidesaatmisvõimekus on Ameerikas lihtsalt nii palju parem olnud. Track record on lihtsalt meeletult hea. Ja midagi ei ole teha. Me oleme ise reguleerinud ennast sinna, nii et selles mõttes, kui sa räägid ühest kapitaliturust, siis ma kahtlustan, et kellegi peas tähendab see ühte uut regulatsiooni ja sellega nagu maailma parandada, et see aitab osaliselt kaasa. Aga kui mõelda seda sama, et minu arust nagu fantastiline näide, et Sandli on kapitali kaasanud erinevatest riikidest, neil ei ole olnud ühte kapitaliturgu, et tegelikult seda saab teha. Kindlasti mingisugused, ütleme, kui seda emiteerida juba sellised avalik kaubeldavad instrumente, siis oleks muidugi lihtsam, kui me saaks korraga 28. turule ja investorid saaksid tulla. Aga tihtipeale nende suurte investeeringute puhul küsimus ei ole investoris, küsimus on institutsionaalsetes, professionaalsetes investorites, EBRD, NIB, meil on olemas erinevad... Ei, sorry. Et neid on veel, et nad kõik tulevad ja leiavad selle tee otsa üles ja tark investor leiab ka need investeerijad üles, kes tema projekti raha panevad. Nii et kapitaliturg kindlasti aitaks, aga ta ei ole mingi võluvits, et ise peab siin nakkaja olema, nagu ma siin peamiselt kuulnud. Ja ma võib-olla, et kui aeg saab otsa, siis mõtlen, et võib-olla see üks asi, mida, kui ma ütlesin seda, et riik võib-olla pigem peaks vähem reguleerima ja laskma ja turul toimida ja inimestel omavahel rääkida, et küll nad kogukonnas hakkama saavad, siis võib-olla üks asi, mida riik võiks teha, on ikkagi võtta need teekaardid ja proovida sealt mingi osa läbi testida huvigruppidega, et kas tõesti Rohetiiger on teinud head tööd, ma arvan, et on. Ja siis kuulata, et kas võib-olla midagi veel sinna panna ja siis proovida midagi sealt ka ellu viia, et muidu nagu need head initsiatiivid, dokumendid vananevad. Et kui sa nendega kohe tegelema ei hakka, siis võtta täna välja 5 aasta vanune
teekaart ei ole, me kõik näeme, et midagi on muutunud tehnoloogias, midagi on meie ootustes muutunud, võib-olla ka geopoliitikas, tont teab milles. Et tasuks võtta need teekaardid ja praegu kohe vaadata, et kas neist saaks midagi nagu asjalikku ellu viia, et seal on ettevõtjad ja teadlased ja kogukonnad on pannud oma parima teadmise sisse, et kes siis veel rohkem teaks kui nemad. Kindlasti seal, nagu ikka, igal teekaardil kindlasti on kohti, mis saaks paremini või teisiti teha, aga sellepärast ma ütlengi, et riik võiks korra siis testida nagu turu vastu ära ja midagi proovida ära teha, et kui nüüd selline väike teine jõulusoov siia jätta. Aitäh, need praegu sobisid nii ilusti lõpusõnadeks, ma tahaks teha tegelikult sellise viimase ringi veel, aga tõesti üks lause ja siis me saame võtta mõne publiku küsimuse, et kuna minust see paneel on jube hästi kokku pandud, et siin see maakasutussektor, põllumajandusmaakasutus on see, mille peale kõik loodavad, et kuna taristu ja transpordi puhul me eesmärke ei suuda saavutada või vähemalt see on äärmiselt suur pingutust ja poliitilist ühtsust nõudev, et see, mida paremini sa tööd teed, seda lihtsam on kõigil teistel kliimaeesmärkide saavutamine. Ja siis taastuv energeetika, mille puhul Eestis see poliitiline möll on olnud kõige suurem. Ja siis on rahastamise pool. Ma annaks teile lõpusõnade ringi, et ükskõik, kas see on soov, kuna siin laval räägiti ka unistamisest, kas on see soov või soovitus või midagi sellist, mida te oma valdkonnas tegutsemises olete, ma ei tea, siis viimaste aastate jooksul tähele pannud, mis on teid häirinud või rõõmustanud. Mina ise ka olen optimist, ma tahaksin mingit optimistlikku lõpplauset saada, aga teil on täielik vabadus, täielik demokraatia, täielik vabadus. Võib-olla ma teen siis alguse, et ma arvan, et kui me mängime oma kaardid õigesti, me räägime, et siin sõda on kohe nurga taga, aga tegelikult kui võtta Eesti on palju turvalisem kui näiteks Prantsusmaa. Eestis elada on palju turvalisem ja parem kui Prantsusmaal. Kui me mängime oma kaardid õigesti, siis Eesti ettevõtetel võib olla olukord, ja see võib olla vahepeal ka asutatud välismaiste inimeste poolt, aga Eesti ettevõtted, neil võib olla lõpuks olukord, kus Eestis talent ei piira mitte midagi. Et kui sa teed Eestis ettevõtte, sa tead, et sa saad alati selle inimese siia tuua. Aga selleks me peame pingutama ja kaardid õigesti mängima. Ma võib-olla ütleks seda, et nagu ma võib-olla alustasin ka, et minu jaoks hakkab kõik nagu endas pihta. Et punkt üks, et ma ise olen nagu optimistlik nii selle kliimateemal kui majanduse teemal kui geopoliitilise teemal, et me inimesele lõpuks oleme ikkagi targad ja küll me selle jama nagu ära lahendame, et ühe korra keerame selle kokku, aga üldiselt meil on ikkagi inimkond on päris vana asi juba, et küll me selle jamaga ikkagi ära lahendame. Aga veel kord, kõik hakkab endast pihta, me rääksime nendest ja meie üks põhiprintsiip, et kõik hakkab inimestest pihta, ehk ka, kui Rabin enne ütles, et selle inimeste värbamise ja selle poole pealt, et siis ka, et kui me ei suuda neid talente värvata, siis tuleb jällegi peeglisse vaadata, miks me ei suuda. Meie kogemus ütleb ka seda väga selgelt, et üldjuhul kõige paremad inimesed tahavad, et sul on plaan, et sul on kõrged eesmärgid, et sa päriselt tahad ja armastad seda, mida sa teed, et sa tahad seda teha nagu hästi ja kui see on olemas, sul endal sära silmis olemas, küll sa siis saad selle kapitali ja küll riik sind kuulab ja küll need talendid tahavad tulla ja nii edasi. Ja kõige viimane ja võib-olla kaks lihtsalt lühiasja, et üks asi on see, et ärge vinguge ja teise asja ma juba unustasin ära. Ärge lihtsalt vinguge. Jah. Mina tuleviku osas ei ole midagi, ma arvan, et ma tahaks öelda seda, et väga hea koht on, kus elada Tallinn tegelikult. Võib-olla teile meeldib kuskil mujal elada ka Eestis, aga Tallinn on täna väga äge koht inimeste mõttes, kapitali mõttes ja need teevad väga ägedaid asju juba praegu. Tegelikult on lastel see turvaline koht ja me peame natukene muutma võib-olla haridust, natukene paremaks, aga tegelikult läheb asjad hästi, rattateid on, et ma arvan, et rattateid ei kasutata sellepärast, et nad ei vii kuhugi, et ma kunagi, kui ma olen aega linnapea olles, ma ehitan ühe autotee, mis ei vii ka kuhugi ja ma näitan, et ükski autojuht ei kasuta ja mina sõidan Telliskivis Kadriorgu ja see viib kuhugi ja ma kasutan seda, ma naudin seda ja trammi kasutan ja ma olen sellega päriselt nagu rahul ja kui ma räägin välismaalastega, kes siin on, kas toodud siis startupide poolt, nende elukaaslaste näol ja perekonna näol, väga targad inimesed, meil on inimesi New Yorgist, kes tegelevad treidimisega Tallinnas, kuna seda saab teha, on inimesi, kes
kes teevad Bloombergile finantstehnoloogia analüüse ja müüvad seda teenust ja nad teevad seda kõike siin Eestis. Et selline tarkus on meil siin koos, et tegelikult peaks olema ülirahul, mitte ainult sellepärast, mis see olukord täna on, vaid tegelikult ka Tallinn on äge koht. Et ma arvan, ta saab veel ägedamaks, nii et yes. Väga keeruline on siit veel nagu üles minna, veel positiivseks minna, aga vaata, kas sa suudad. Ma arvan, et siin juba kõik on nii hästi öeldud, et lihtsalt jäin mõtlema korra selle, et mul on osale rääkinud seda lugu, et kuidas ma eelmine aasta tulin Birgitta festivalilt ja läksin bussiga koju abikaasaga. Ja sain telefonisõnumi ühelt ettevõtjalt, kas pangal läheb nii halvasti, et panga peab bussiga sõitma. Ja mõtlesin, et kui ma midagi Eestis unistaks, siis ma unistaks sellises keskkonnas, kus bussiga sõitmine on normaalne ja pigem peaks küsima, et mis sul viga on, et sa autoga läksid. Et see oli naljakas, aga ma saan aru, et võib-olla niisugune perception on, et pangajuht sõidab autojuhiga või ma ei tea, kuidas. Et lihtsalt ma sooviks, et meil tegelikult jätkaks niimoodi, et ma saan täitsa rahulikult sõita bussiga koju ja oli väga, väga mõnus minna. Aga kui nüüd niimoodi unistamisest räägiti ja mina jäi unistamist osa puudu, ma vaatan pärast järgi loodetavasti, aga et ma lihtsalt vahest mõtlen, meil peaks rohkem olema seda unistamist, et ma võiks mõelda, kuidas meie lastel läheb kunagi. Et ma päriselt nagu mõtlen, mul on 3 tütart, et ma tahaks, et nad ütleksid kunagi, et kuule, tegite hästi. Mõtlesite natuke haridusele, tegite õiged investeeringud ära, et ma ei pea siin eelmise ja üle-eelmise generatsiooni infra peal sõitma või elama ja tegite ka midagi sellist, et tegelikult ta saab oma unistusi ellu viia, nii et rahaasjad on ka korras ühiskonnas. Et ma arvan, midagi sellist iga päev nügimegi selles suunas, et selline unistus võib-olla sellest, et äkki neil oleks siis stardipunkt parem, kui meil võib-olla omal ajal oli. Aitäh! Nii, kas on publiku küsimusi? Ja aitäh! On muidugi, aga ma ei tea, nii ilus lõpp oli juba. Aga küsime siis mõned publiku küsimused ka. Kogu aeg ettevõtjad ütlevad, et tahaks regulatiivset stabiilsust, samas kogu see tõmblemine tuleb sellest, et ettevõtjad ise lobistavad muutuseid, võitlevad kehtestatud eesmärkide ja poliitikate vastu. Miks te siis seda teete? Küsimus siia keskele 3 mehele. Ma võin öelda, mina teen seda sellepärast, et ilgelt jama keeratakse kokku kogu aeg. Et kui sa nagu tegelikult, kuidas selle kohta öeldaks, kui sa ei tegele poliitikaga, siis ta tegeleb sinuga. Ja peamine asi, mis mind häirib kolossaalselt, on see, et Eestis ei esinda mitte keegi tarbijaid. Meil on üsna kehv konkurentsiamet. Miks ta vajalik on, et saate aru, et ma ei taha siin kutsuda üles konkurentsiametile nüüd hästi palju raha ja regulatsiooni andma, et see on teine asi, aga tegelikult on vaja esindada seda, et aeg-ajalt, kui toimub innovatsioon, tehnoloogia innovatsioon, siis on vaja muutusi ja keegi peab tarbijat esindama. Et tegelikult energeetikas mina ütlen kogu aeg, et kas keegi on küsinud, kuidas tarbijad tahavad tulevikus elektrit tarbida. Kõik vennad, sealhulgas mina räägin teile seda lugu, kuidas kõige parem toota on. No ma arvan, et tegelikult olen tarbija kuningas ja tarbija peaks rääkima ja see peegeldus on konstantselt see, et ainukene oskus, kus kohas see võiks siis olla, on kuskil kas mingises tarbijakaitseorganisatsioonis või riigi juures, aga keegi peaks seda tegema. Peamine põhjus on see, et kogu aeg lobistatakse. See on, ma ei tea, mina olen põllul, ma üritan sellest eemal hoida, aga kui ma liiga kauaks eemale jään, siis on mingi jama majas. Et ma pean ikkagi oma investorite ees ka oma huve kaitsma. Ma võin ka vastata kiirelt, et vastupidi Taristuehituse liit jällegi lobistus sellepärast, et seal on insenerid ehk siis mehed ja naised on oma olemust lihtsad inimesed, tahavad teha hästi. Ehk siis, kui sa midagi teed ja sa saad aru, et saab paremini teha, siis sellepärast lobistatakse, et kogu aeg ikka paremini teha. Ja Priit? Võib-olla siia veel lisaks, et lisaks sellele, et ju ettevõtetes töötavad inimesed, riigisektoris ka töötavad inimesed. Ja see ongi see kõige raskem osa sellest, et kui ma nendega räägin, seal töötavad siirad inimesed, kes tahavad head. Ja proovi nüüd ettevõttes seletada, et meie eesmärk on teha vähem. Kuidas me saaks teha niimoodi, et meil aasta pärast ei oleks mitte sama palju inimesi, vaid poole vähem inimesi? Ja see, samamoodi ka tarkvara ehitades, et enamus tarkvarade eesmärk on, kuidas me jõuaks sinna, et meie tarkvara rohkem kasutatakse. Aga seal ongi see eesmärkide seadmise küsimus ja motiveerimise küsimus. Näiteks meie üks KPI on see, et kuidas saaks niimoodi, et põllumehed saavad raporteerimise tehtud selliselt, et nad ei peaks kordagi kasutama arvutit või isegi e-agronomi mobiiliäppi. Et meil on vaja samasugused eesmärgid lõpuks seada ka inimestele riigisektorist, et fookuses ei oleks see inimlik tunne teha rohkem, vaid kiidetakse pigem seda, et me teeme ka vähem. Siis Olavile on ka üks küsimus, kuidas Eesti pankadesse on jõudnud maailmapankades levinud rohe-eesmärkide hülgamine?
Ei ole jõudnud, tegelikult ma ei tea, ma saan ju ainult ühe panga eest rääkida, et meil oli just oma nõukogu koosolek ja aktsionäridel on väga selge vaade, eks nad on ka Skandinaaviast, nii et võib-olla Rootsi aktsionär räägib nagu ühte juttu, et võib-olla kui sul oleks Ameerika aktsionärist, ta räägiks kindlasti väga teistsugust juttu. Aga ei, otseselt ei ole jõudnud ja pigem ütleme, võib-olla on võimendunud lihtsalt see skepsis, mis on näiteks Ameerikas olnud ju kogu aeg. Et nüüd ta lihtsalt võimendunud ja tuleb ka Valgest majast ja mujalt, aga ma ei tea, mingid investeerimisfondid ja nagu öeldud, et need inimesed, kes ikkagi mõtlevad nii, et ega meie elame küll ühe korra, aga äkki ikkagi võiks lastel ja lastelastel ka on normaalne koht, kus elada olla, et need inimesed ikkagi on enamuses. Et selles mõttes ma nagu, kui nad natuke mõtlevad sellele, et selles mõttes meie pangas ei ole selles osas midagi muutunud, võib-olla ainus on see, et me näeme, et regulatiivselt sunnitakse meid pidevalt nagu vana inimest üle tee minema, et aga me tegelikult tahame sinna minna, et aga me käime edasi-tagasi üle tee ka, nagu regulatsioon nõuab, aga ikkagi lähme oma sinna enda teada õigete eesmärkide suunas ka, et osad regulatsioonid on väga vajalikud, aga kohati on kummalised. Ütlen, et see regulatsioon läheb ära teatud osas, ma ütlen, mis osas ta läheb ära, on paberimajandus. Ma olen ESG ettevõtte, ma võin teile öelda, kui kallis on ESG laen võrreldes ja see kalliks teeb see, et me oleme ikka väga palju advokaadibüroodele, finantsnõustajatele maksnud, sest me maksame ka kõikide nende laenude panganõustajate kulud, see on meeletult kallis ja sealt kaudu see tekkis ka see huvi ja eelmine nädal või 20. november Euroopa Komisjon tegi ettepaneku artikkel 9 fondid, kes on need fondid, kes on võlafondid ja kes, et põhimõtteliselt restruktureerida nad lihtsama skeemi peale, kus kohas nad peavad ennast 3 jaotama. See läks niimoodi, et need inimesed, kes muidu räägivad sellest rohepöörde vastasusest, sellest isegi ERR ei võtnud seda, nii et kui on keegi ERR-ist, võtke kindlasti ja rääkige, kuidas see maailm kokku kukkus, aga tegelikult see kontekst on see, et investorid on alles jäänud, et Texase näide ongi see, et tegelikult kõik ollakse nõus tegema, lihtsalt see paberi määrimine, seda oli meeletult palju. No päriselt ka uskumatu kogus infot, ma ei kujuta ette, mida selle andmekoguga oleks keegi kunagi üldse peale hakanud midagi. Aga seda me oli sunnitud tegema ja see muutub. See on nagu optimistlik noot või? Optimism on jah ikkagi minus. Jaa, väga hea. Kuulge, suur aitäh teile. Jaa, oli väga selgesõnaline paneel.